Hegel ütles, et ajalugu kordub ja teda kordavad hiilgavad isiksused ja sündmused. Marx lisas sellele, et ajalugu kordub kas farsi või tragöödiana. Nõiaprotsessid olid inimkonna häbi, plekk südametunnistusel, mis näitab, et inimkond oli alles noor. Euroopa nõiaprotsessidel võis sajandite jooksul hukkuda kuni 200 000 inimest, millest suure osa andsid 1620. aastate Würzburgi, Mainzi ja Bambergi epideemilised nõiaprotsessid. See film jutustab, kuidas nõiaprotsessid puudutasid Raplamaad. Küsimus on muidugi keeruline, sest praegune Raplamaa territoorium ei olnud traditsiooniline nõiaala. Siiski viitab Ohukotsu nõia surnuks piinamine 1636. aastal, et epideemilised nõiaprotsessid ei jätnud praegust Raplamaad puutumata. Epideemiliseks protsessiks nimetan ma olukorda, kus külades algab massiline nõidade väljaandmine, kusjuures külavanemad ja talumeeste eestseisjad on terrori poolt. Vend annab välja venna, onu, õe. Välja antute ring hõlmab alguses konkureerivaid naabrimehi. Inimesi, kes enne ikaldust põuda või halla on tabatud rukkist või kahtlust äratavat vanaeit külaservast. Võimud ja vastutavad isikud lubavad terrorit nii kaua, kuni see ei puuduta neid endid. Ja ka siis võis nõiapõletamiste ratas ikka edasi käia. Näiteks Bambergis 1628 võeti kinni bürgermeister Johannes Junius, keda süüdistuse järgi oli teeninud Füchsini rebasekese nimeline familiaar ehk teemon. Junius olevat korraldanud musti missasid Belzebuli enda osavõtul. Loomulikult selline inimene põletati. Bambergi epideemilised nõiaprotsessid vaibusid tasapisi alles siis, kui süüdistuse sai üks nõiaprokuröride endi hulgast. Tsiteeriksin akadeemikut Juri Lotmanit. Würzburgis 1627–29 põletati kokku 200 nõida ära. Ohvrite hulgas oli igasugust seisust, igasugust soo ja vanusega inimesi. Mõõgaga hukati ja pärast veel põletati väikekaupmehe paks naine, pillimees, klaassepp Sigmundi naine, bürgermeistri naine, toredasti riietuv ämmaemand, ettevõtlik kaupmees Luts, puusseppmeister, raehärra proua, kantsleri vanaproua, võõras 12-aastane tüdruk, raehärra, kes oli Würzburgi paksim kodanik, rikas kiviraidur. Üksnes mõõgaga ja põletamiseta hukati toomvikaar, 9 või 10-aastane tütarlaps, tema õrn õeke, Ratzensteini ja Rotebau aadlikusellid, Göbel-Babelin, kes oli Würzburgi kauneim neiu, kunstikooli õpilane, kes oskas palju keeli ja oli osav laulu- ja pillimees, uue kiriku koorihärra Lambracht ja nii edasi ja nii edasi. Tegi mulje, et süüdistajaid ei köitnud mitte ohvrite konkreetsed omadused, vaid just nende omaduste polaarsus. Vanad ja noored, koledad ja kaunid, väga vaesed ja väga rikkad. See on kõik, kellel oli mingeid eredalt välja kujunenud omadusi. Selgemad piirjooned võtab ka süüdistaja kuju. See on keskmine mass, kellel markeeritud omadused puuduvad ning kes tunneb hirmu, viha ja kadedust nende suhtes, kes valdavad mõnd silmatorkavat kvaliteeti. Nõiaprotsessid algasid 1430. aastatel Savoias 167 surmaotsusega ja lõppesid
1782. aastal, mil Sankt Gallenis hukati viimne nõiduses süüdistatud. Teenijatüdruk Anna Göldi. Seega jääb nõiaprotsesside alguse ja lõpu vahele kaasaegne kõige rahulikum ja mõistlikum riik Šveits. Nõiaprotsesside algus 1430. aastatel ei ole sugugi juhuslik, sest 1429. aastal ilmus Johannes Niederi teos Formicarius, mis esimest korda kujutas meile tuntud klassikalise nõia kuju. Nõid on tingimata vana, ühiskonna mõttes kasutu naine, kedervarre, luiste käte, familiaari ehk kassi ja lennuoskusega. Suurtel kirikupühadel lendavad nad nõiasabatile ehk mustale missale, kus kuradi kõige intiimsematele kehaosadele suud antakse. Need kehaosad on külmad ja haavamatud. Kindlasti välditakse sel lennul kõiki ristimärke. Kui lapse laiba kohale on tehtud ristimärk, nõid ei puutu seda. Tantsitakse ümber saatana. Nõiad ohverdavad võõraid lapsi, sest oma lapsed on nad ustavuse märgiks juba ohverdanud. Beebisid varastatakse hällidest või surnud sündimise korral haudadest. Põllust ülelendamise korral visatakse sellele võrk või puhutakse kurja tuult, et murda, kasta või külmutada viljapead. Abielus nõiad kuidagi silma ei paista, sest kogu selle öö, mil nad tegelikult mustal missal on, tajub mees neid enda kõrval magavana. Kuradi imetrikid on ju ammendamatud. Dr. Faustuse lugudest on teada, et vana saatan on geniaalne retoorik, poeet, matemaatik. Ja Martin Lutheri lauakõnedest teame, et ta on kiusaja. Mungale võib ta olla ilus naine, neitsile atraktiivne võrgutaja. Lutheri õpetus võimendas misoküünset elementi nõia doktriinis, sest kirikumehele on naine arusaamatu. Ja Göbel Babelini, Würzburgi kauneima neiu vastu saab üks võitlev raevukas hulluse jünger vaid nii, et neiut enam ei ole. Muidu tema vastu mees lihtsalt ei saa. Nõiaprotsessid juurdusid üsna halvasti Eestimaa kibisel pinnasel. Miks nii? Saatan puudub Eesti klassikalisest rahvausundist täiesti. Ehkki 1696. aasta näljaaeg ja 1710. aasta hiigelkatk on suured alad meie ajaloolisest mälust kustutanud, võib midagi meie usutraditsioonide kohta siiski öelda. Tsükliline aeg ehk ajast aega, hingelind, linnutee, rahvatraditsioonide taevas ja varjuinimene, kes on sinu saatuse juht. Me ei leia kusagilt ürgvaenajat saatanat. Saatanateenistus ja mustad missad olid meie rahvausele täiesti võõrad. Eestlaste haldjad inkorporeerisid preestreid ajapikku kristlikeks pühakuteks, kuid puudus Jumala teine pool, aktiivne saatan. Ilmus aga välja uus kristlik kihistus, vanapagana lood. Juured on Jüriöö ülestõusu eelses ajas. Vanapagan oli omaette hoidev talumees, keda katoliiklus ei suutnud kontrollida. Teame nendest lugudest, et vanapagan oli naiivne ja totter. Ta ei käinud kirikus, kus oli seltskond. Inimestega suhtlemine aga tähendas maa harimise uute võtete tundma õppimist. Vanapagana vili jäi kängu. Vanapagan ristis last nii, et tegi ise ristimärgi beebi kohal Maarja, Johannese või Mihkli nimel. Kõik need kolm märkisid põllumajandusaastate eri etappe. Jõulud olid külakatoliikluses pulmapüha, jõulud kui rituaali pühitseti vaid 25. detsembril. Siis ei alanud ega lõppenud midagi, vaid päeva hakkas kukesammu võrra pikemaks muutuma. Nagu kroonikud kirjutavad, eestlased võisid matta oma lahkunud üksikutele nõmmedele või rabadesse. Mõte oli selge.
järjest kaugemale ametlikkusest ja rüütlimaailma ette hooldatud surnuaedadest. Rabivere rabast Hageri lähedalt leitud naise laip oli samas paigas lamanud 17. sajandi lõpust. Kuid see naine ei olnud rappa läinud. Ta oli sinna maetud. Kui algasid nõiaprotsessid, siis ilmusid ka välja inkvisiitorid ehk kohtusulased ehk piinajad. Piinamisel räägiti kohtunikele neid samu vaimulugusid, mida rehetoas videviku veetmisel või pühapäeval kõrtsis. Aga kahte asja sooviti õnnetutelt ohvritelt teada, mis oli saatana nimi ja mitu aastat õnnetu on teda teeninud. Kasutusele tulid veeproov, pöidlakruvid ja venitamine. Käidi välja kõige fantastilisemaid nimesid. Nõiaprotsesside järjest laienevas ringis ilmuvad välja nimed, mis kuidagi ei käi kokku eesti keele loogikaga. Sellised nagu Juhka, Tonka, Punnal, Liuke, Rotte ja iseäranis 1616. aasta Pajupöja nõiaprotsessi kuradi nimi Lolk, mis ei mahu ühegi keele, sealhulgas saksa keele konteksti. Kui kirjutasin raamatut Nõiaprotsessid Eestis, konsulteerisin ajalooguru Ott Sandrakuga. Ta ütles, et piinatud eestlastel oli fantastnimesid hõlbus välja käia, sest saksa soost pastorid olid poolkeelsed. Pühapäeva jutlustest ei kuulnud eestlane mitte seda, mida ütles pastor, vaid seda, mida arvas kuulvat. Nii tekkis suur hulk abrakadabra nimesid. Kujutame nüüd ette ühe 16. sajandi lõpu Raplamaa talupoja talvist nädalalõppu, millest nõialaud tekkisid. Argipäeva õhtuti olid kõrtsid tühjad või tühjavõitu. Laupäeviti tulid need, kes järgmise päeva armulauast ei olnud huvitatud. Kui uskuda akadeemik Juhan Kahki arhiivitööd, polnud selliseid toona suugi vähe. Järgnev sajand ei toonud ses osas veel muutust. Juba laupäeval arutasid talupojad, mis jubedaid asju nad pühapäeval veel peavad kuulma. Sinna tuli juba rohkem rahvast. Ja juba järgneval päeval varustas umbkeelne pastor neid uute nimedega. See toitis talupoegade nõiamaailma, mille elemente nad hiljem nii piinamisel, teise peale kaebamisel kui veeproovil nõiakohtunikele välja tõid. 1617. aasta Kiviloo nõiaprotsessi ehk siis versta kaugusel Järvamaa piirist. Üks eeldus oli sõjast laastatud maa. Kui on laastatud maa, siis on palju pealekaebajaid, kuna maa ressursid on piiratud. Oli veel teinegi põhjus. Võõras, oma kogudust mitte tundev kohalik pastor. Muidugi püüdis pastor oma lambukestega moa kiialt rääkida. Toome näite. Talupoeg ütles sihuke. Pastor kuulis liuke. Kiviloo nõiaprotsess on haruldane selle poolest, et Mattias Johann Eiseni andmetel ilmus seal üks talupoeg vabatahtlikud veeproovi tegema. Libe Mats oli kinni seotud jalgade ja kätega ikka vee peale jäänud ja ujunud seal nagu part, nagu vahvasti pajatab kohtuprotokoll. Meil ei ole vaja Eiseni ümberjutustust, meil on protokoll. Pärast libedat Matsi astunud teine talupoeg ette vee proovima. Tema vajunud põhja, kus ta vaevaga välja tõmmati. Libe põletati, vabatahtlikku elustati. Konks on aga selles, et põhja vajunu vabatahtlikkus ei olnud eht. Talupoegade eestseisjad lükkasid nõia ise ette. Nõiaprotsessid on stigmatiseerimine küla poolt.
1636. aasta sügisel on Habaja mõisnik Rötger von Lode lasknud oma pärisorjast nõia surnuks piinata. Nõid oli pärit Ohukutsust. Tsiteerin Mattias Johann Eisenit. Pärast veeproovi antakse nõiale keha kinnituseks sooja õlut juua ja meelitatakse teda ilusate sõnade ja ähvardustega süüd tunnistama. Aga naine salgab edasi. Nüüd antakse naine Timuka kätte piinata. Piinamise viisi kohtuniku aruanne ei nimeta. Naine kisendab valu käes, aga ei tunnista. Timukas hakkab veel hirmsamini piinama. Nüüd jookseb nõiast vett välja ja nõid ise vehkleb jalgadega, nagu poodud varas. Koriseva häälega palub ta ennast piinast päästa. Talt küsitakse, kas ta ennast nõiaks tunnistab, aga selle küsimuse peale ei vasta ta enam midagi. Kurk koriseb veel ja rind liigub nagu surnul. Üsna hästi on teada, et tegu oli strappalo ehk venitamisega raskusega. Venitamist ja pingutamist esines mitmesugust. Pead venitati ühes jalgadega, mis olid kokku seotud. Seda nimetati Hispaania istmeks. Käsi keerati kangiga. Seda nimetati Hannoveri piinaks. Kuid kõige sagedamini lihtsalt venitati, mis puhul Timukas keris oma ohvrit vändast järjest pikemaks. Sealt ei tulnud välja terveid inimesi. See oli teguaegne sant. Kindlasti oli tegu kaetamise protsessiga. Võib-olla just selles salus jooksis Ohukutsu nõid ringi karjalapsena. Võib-olla just siin pani ta oma tuhmi ja kulunud hõbeda hiide. See oli tol ajal soine maa ja jõekallas. Võib-olla hüppasid siin arvukad konnad, kelle väike tüdruk käele võttis. Tuhande 647. aastal peeti Rapla kiriku ees kohut Jürgeni üle, kes oli naabri Salumäe Matsi pulmas ütelnud. Ma võiksin tüki naiste kalevit võtta, selle tünni lüüa. Siis oleks külalistel 3 päeva õlut veel. Samal ajal olid saanud lapsed õlle ligi ja üks laps, Jürgeni enda poeg, oli sellest surnud. Salumäe Mats andis nüüd naabrile nõu laps maha matta lasta ja andis talle selleks raha. Aga Jürgen kostis tema vastu. Pidage mu poeg enda juures, kuni temast täismees saab. Seega siis surnud poeg. Kui sellest veel küll ei ole, siis võin ma ka tütre anda ja tasun sulle 3-kordselt kätte. Üks arvukatest arusaamatutest nõialausungitest, mille tõlgendamisel toimis pahatahtlik inkrimineerimine. Mõni aeg hiljem tahtis Jürgen tühja asja pärast Salumäe Matsile kõri kallale tulla. See sai aga jooksu. Siis sai naaber Mats aru, et Jürgen on riidetükiga õlle ära nõidunud. Ta läks kohtuisandale seda kaebama. Ta tuli koju tagasi ja küsis Jürgenilt. Kui sa süütu oled, miks sa siis põgened? Kuid Jürgen veristas nüüd oma 3 põrsakest, soolas liha sisse ja pani oma 7 asja kokku, et põgenemiseks valmis olla. Hiljem selgus, et ta käis Rapla kirikuõpetajalt Johann Hennolt kartsa küsimas. Meeskohtunik Otto von Wrangel, Sikeldi ja Päda mõisnik, sekkus protsessi käiku. Ta oli süüdimõistjate hulgas ka kuulsal Kongla Anne nõiaprotsessil 1640. Sikeldi oli just Alu naabermõis ja ümberkaudsed mõisnikud tundsid ka üksteise kuulsamaid talupoegi väga hästi. Niisiis ütles kohtuhärra, et Jürgen on talle tuttav kui 9 nõia kasuisa. Nõia äi või kasuisa oli toonase traditsiooni järgi kurat. Kohus mõistis Jürgeni piinale, kus ta tunnistas,
et oli 2 mehele nõidust õpetanud ja neile maod kaasa pannud. Maod olid nõidusega 3 inimest ära tapnud. Kohtuasi lahenes nii, et kuberner otsustagu. Konni peeti allmaailma vastikuteks libedateks kehastusteks. Meenutame kas või printsessi ja konna vastandust. Mitmetes Eesti nõiaprotsessides kordub konna joogi idee. Nõid, kes kuulu järele tahab teiste joogi ära rikkuda, laob sellesse konnad. Kopsu Maie elas 1665. aastal Telistvere mõisa all Kastipere külas, mis praegu on Moka küla mõni kilomeeter Märjamaalt. Maastik tundus siin kandis olevat mosaiikne, kui arvestada 17. sajandi kaartidel leiduvaid kohanimesid. On küll Viljamägi, aga on ka Sookalda ja Padu, mis mõlemad tähendasid märgi alasid. 1693. aasta mõisakaardilt on näha, et Kastipere küla 3-4 majapidamises oli soo tõrjutud, aga sealsamas mõisa tee ääres tungib soo läbi heinamaade. Talumaad lõikusid üksteise sisse ja olid eraldatud metsadest. Kastipere oli sumbküla. Taluelu oli komplitseeritud tegevus. Ühe pere vendade vahelised konfliktid võisid nii mõnegi algse talukoha sättida kusagile mujale, nii et see ajas muutus. Külas tundsid kõik kõiki ja küla uudis levis kiirelt. Ühes rehetares võis kuni 3 põlvkonda koos elada. Talude tagant algasid hiliskevaditi ja suviti porised karjateed, mille pärast päikesetõusu vantsisid kõhnavõitu lehmade karjad. Need teed algasid lautade õuedest, kulgesid alla Väljamäele ja ristusid seal teiste omataolistega. Kui kirikurajad võisid kulgeda ka läbi metsa, siis karjateedega see parmude ja kiinide pärast nii ei olnud. Suviste päikesetõusude ajal oli karjateede võrk täis krappide kilksumist ja karjapoiste hõikeid, mis koosnesid vaid mõnest vokaalist. Sellega kontrolliti teiste karjade lähedal olekut ning sõja ja muudel rasketel aegadel võis see anda enamgi informatsiooni kui tavaliselt. Suviti kell 4:30 tõusma harjunud talupoiss säilitas selle kombe kogu eluks. Rikkamad talupojad elasid kõrgematel kohtadel, kus oli kergem künda. Ja saareke sai enne teisi otsa. Põlluke lõppes. Otsatalu nimi tähendas Ridaküla väravas elajat. Vanapere oli küla tuumikpere. Mõisa aseme näitas, et sel kohal oli juba sajandeid elatud. Ja võlla näitas kohta, kus talupoegi karistati. Telistvere mõisa 1648. aasta piirikaardil on Malda mägi. Selleni viib peaaegu välja mõisa tee, kuid lõpeb enne mäeni jõudmist. Võib seega oletada, et Malda mägi asus põldudel. Võib arvata, et nimi on tekkinud sellest, et põllukest kündvad talupojad unistasid mäeni maldamisest. Mäletame, kuidas Edward Vilde Mahterasõja kangelanna Juliette Marchand imestab, miks eestlased oma kühmukesi mägedeks kutsuvad. Ühtegi tegelikku mäge siin ju ei ole. Kedagi vanapere Jürgenit karistas Lääne meeskohus juba eelmisel 1664. aastal. Et ühte Läänemaa mõisa juba järgmisel sügisel taas sõitsid kohtumeestest aadlike tõllad. Selle eest võime tänada Lääne meeskohtunikku,
Veltsa kloostri ja Lautna mõisate omaniku Johann von Derfeldeni kolmandat, kes nende nõiaprotsesside toimumise ajaks oli veel hakkaja noor mees, alla 30 aasta vana, kes tahtis Läänemaal juba ununema kippuvad nõialood taas luubi alla võtta. Juba 30 aastat polnud selles piirkonnas olnud arvestatavaid nõidu, selliseid protsesse, mida meie teaksime. Viimane oli pärit Haapsalu linnakohtust, otsus ilmanõia Kai Krustopi peale, kes sai vitsu ja aeti linnast välja. Kirjanik Karl Russwurm kirjutas sellest hiljem romantilise teksti. Nüüd võeti käsile uus nõid, Kopsu Maie. 3. juunil 1665. aastal põletati Kopsu Maie Märjamaa kirikuaia välise nurga juures, aga tema tütar Ello sai Märjamaa kiriku häbipostis piitsahoope. Maie peale oli kaevatud juba 15 aastat. Järgnevalt vahendan Maie kohta tunnistatut. Kui ühte tallu noort perenaist toodi, oli pulmapeol viibinud ka Maie, kes oli õlut leelõukale visanud. Mõne aasta pärast juhtus talus raske õnnetus. 3 last kukkusid tulle ja üks neist suri. Nüüd kutsuti kohale lausuja ja see ütles, et süüdi on Maie. Kui tema õlut leelõukale viskab, siis tähendab see, et kõik talu lapsed vaeseks ja paljaks jäävad. Näeme, et muster on sarnane Rapla Jürgeni omale. Lapsed pluss õlu. Kui Maie tütar Ello kodust mehele läks, tuli ta naabertallu taigna juuretist laenama. Perenaine seda talle aga ei andnud ja rukis nende põllul oli 3 korda järjest ikaldunud. Kord oli Maie ühe talu ees kohalike härgade pead silitanud, et küll teid vaesekesi nüüd tee peal pekstakse. Just selle reisi ajal olid härjad mitu korda nii ära väsinud, et osa koormast oligi viimata jäänud. Maie eitas härgade nõidumist, kuid just selleks ajaks oli teda juba piisavalt piinatud. Ta jõudis ainult eitada. Kord, kui naabertalu lapsed Maie odrapõllul hullasid ja vilja maha tallasid, sai Maie nii vihaseks, et ajas lapsi taga, sirp käes. Varsti pärast seda lapsed haigestusid ja nende käed halvati. Nano Jürgeni sead olid 15 aastat enne kohut sattunud Maie õuele, kus koerad mõned neist surnuks puresid. Kui pärast seda Maie sead Jürgeni õuele sattusid, võttis Jürgen ühe Maie sea kättemaksuks kinni ja sõi seda kogu perega. Maie sai sellest kuulda ja needis vihaga, et Jürgen peaks keema nagu sealiha keeb. Seepeale oligi Jürgen palju verd välja ajanud. Ühel õhtul 1665. aastal nägi talumees Liiva Jaan Hoppi Hansu naist Ellot oma rukkis. Piinarikkal ülekuulamisel selgitas siis Ello, Maie tütar, kui mäletate, läks ta mehele Jaan Hoppile. Ello selgitas, et ta oli vaid ettevaatlikult mööda põllupeenart liikunud ja vilja seest rohtusid otsinud, mida tal värvimiseks vaja läks. Hiljem aga arvati, et Maie naabri rehetoas kõutsiks muutunud. Niipea kui Maie katuselt selle koha juurde jõudis, kus nurganaine lamas, oli too mitu päeva meelemärkuseta olnud, ütleb üks tunnistaja. Kasside kohta sisaldavad protokollid imetabaseid lugusid. Strasbourgi lähedal teinud keegi mees oma talu eest tuld ja tema juurde oli tulnud hiigelsuur must kass, kellel olid ilmselt mehe suhtes mingid kavatsused. Tagant tuli teine, veelgi suurem ja veel ilusama koonuga kass, kes jäi esimese kõrvale seisma ja silmitses tuletegijat. Nüüd hakkas mehel suur hirm, aga sealt tuli veel 3. must kass. Üks kass sihtis teda pilguga, teine koonuga ja 3. jalgadega. Mees võttis end kokku
ja jätkas oma tööd okste põletamisel. Õnneks tulid sinna 2 sõjasulast ja kassid kadusid. Kohtuprotokoll annab meile vihje, et Kopsul Mai ei talunud piinamist. Tema juuksed langesid välja ja nii nägi ta välja enam vana mehe kui vana naise moodi. Ta tütar Ellogi ei tundnud teda ära. Mai põletati mõisa talgute ajal, kui kogu külast olid abijõud saadetud mõisa sõnnikut vedama. Kuidas nõida suhtuti? Ühest küljest negatiivselt, sest tegu oli maainimestega. Ja maal on näpuga näitamise komme väga levinud. Teisest küljest võisid külakogukonnas tekkida ka kaastunde alged, eriti kui kohalik pastor süüdlast oma pühapäeva jutluses ei maininud.